See video on neile, kes seda vaatavad, täpselt siis, kui sa seda vaatad, siis ongi õige aeg seda vaadata. Kui see sind kõnetab, siis on hästi, kui ei kõneta, siis on ka hästi, siis järelikult on sulle midagi muud. Ja hakkame kohe pihta esimese kaardiga ja see on ära lase oma minevikul end tagasi hoida. Ehk midagi minevikust, ütleme nii, et hoiab sind tagasi. See võib olla mis iganes. Võib-olla teised kaardid näitavad, mis see võib olla. See võib olla inimene, see võib olla uskumus, harjumus, võib olla ka minevik ise, millest sa kinni hoiad, mingi lugu, mida sa ketrad muudkui. Ja sellel ei tasu lasta end tagasi hoida. Ehk et on vaja edasi liikuda mingis teemas, mingis olukorras ja enam mitte vaadata selja taha siis. Julgus, sul on julgust vaja. Võib-olla on mingi ettevõtmine, mida sa tahad alustada ja siis selles mõttes võib nii-öelda sinu minevik sind tagasi hoida. See, kes sa arvad ennast olevat, võib-olla sa arvad, et sa oled häbelik või tagasihoidlik ja see on jumala okei. See sama saab olla, sa saad olla häbelik ja tagasihoidlik ja sa saad ikka uusi asju alustada. Ja sa saad alati arendada enda siis oskusi ja kuidagi siis muutuda julgemaks või muuta ennast julgemaks, kui sa seda tahad. Ja parim viis oma julgust siis arendada on katsumustele vastu minemine, mitte siis põgenemine või et sa kardad midagi teha ja siis sa jätad selle tegemata, et me saame asjadest üle, kui me läheme nendest läbi pigem. Et see on siuke otsetee. Aeg. Ajastus. Võib-olla on mingi asi võtab aega. Siin pildi peal on kotkas, kes ütleme nii, et ta lendab kõrgelt, seega ta näeb kõike kõrgemalt, ta näeb suuremat pilti, et võib-olla tasub nii-öelda suuremat pilti vaadata enne, kui sa mingi ettevõtmise nii-öelda vastu võtad või ette võtad, et sul on vaja julgust arendada ja sul on vaja võib-olla siis sammud üle vaadata ja plaan nii-öelda paika panna. Ja siis teha vajalikud sammud selle suunas, kus sa minna tahad. Sest nii-öelda siin on, et ajastust on vaja järgida, et mitte tormata. Uued loomised, uue unistamise, see on nagu unistad uue maailma nagu valmis, ütleme nii. Sa oled midagi uut loomas ja sa jõuad sinna, sa võtad selle asja ette, mis iganes see on. Ja see nõuab julgust ja see nõuab planeerimist, mitte tormamist. Siin on nii-öelda ka manifesteerimist, ehk siis ongi visiooni paika panemine, plaani paika panemine, mida sa üldse tahad ja kuidas sa tahad, et see välja näeks. Et nii-öelda kujuta seda ette, võib-olla isegi pane kirja endale. Näiteks ütleme, et sa tahad olla miljonär, et aga hea on mõelda, et näiteks mil moel sa tahad, kas sa tahad luua näiteks mingi firma, mingi kindla asja ja siis sealt on nagu samme teha selle suunas.
mitte lihtsalt, et mina olen siin ja ma tahan 1 000 000 ja ma lihtsalt lähen suvalt sinna, et vaja on siis enne eeltööd teha ja planeerida. Aga sa oled midagi vägevat loomas ja midagi uut ja põnevat, vähemalt sulle endale kindlasti. Sakraaltšakra. Ma tunnen ennast mugavalt ja turvaliselt oma kehas. Ma olen tundlik teiste inimeste tunnetele. Sakraaltšakra, see ongi tegelikult loomine. Kui see tšakra on näiteks blokeeritud, siis võib olla näiteks mingi emotsionaalne ebastabiilsus või loovus on seisma jäänud. Ja siis võib olla näiteks mingi süütunne või häbi ja motivatsioonipuudus, sest seal on seda loovust, loovuse potentsiaal on seal. Ja siis võib tantsida, võib ennast liigutada, võib puusasid liigutada ja võib ette kujutada, kuidas valgus näiteks selles piirkonnas läheb järjest suuremaks ja suuremaks. Ehk siis see justkui avab selle keskuse, aitab avaneda sellel. Ja nagu ma ütlesin, siis siin on ka see julgus ja ettevõtmine. Et parim on siis minna otse läbi asjadest. Et kui sa tunned mingit katsumust kuskilt, siis mine otse läbi, sest see on parim viis siis saada tugevaks ja oma võimeid arendada. Too olukorda armastust. See on meil olnud. See võib olla siin enesearmastuse teema. Iseenda armastamine, iseenda jaatamine. Et kui sul on ebakindlus, kui sul on hirmud, siis parim on olla iseenda suurim toetaja. Alati on tore, kui on teiste toetus ja abi. Aga kui sina ennast toetad ükskõik mis, siis sa saad ju kõigega hakkama, sa lähed kõigest läbi hästi. Avasta oma elu eesmärk. Siin mees mängib viiulit. Muusika loomine. Ja siin on ka üleval vaim näha nii-öelda või hing, kes mulle tundub, et toetab teda. Toetab seda loomingut või siis see on nagu sinu kõrgem teadvus, keda iganes seda ütled, nagu vaim või hing või mingid muud toetajad. Et sealt võib tulla see sinu anne, et sul on midagi, võib-olla sa oled avastamas praegu oma annet või sa oled seda maailmale välja andmas, sa tahad seda maailmale jagada võib-olla. Ja see nõuab sinult julgust. Ja põhimõtteliselt miski sind ei takista, ütleme nii praegu peale sinu enda ja sinu mineviku, selle, kes arvad ennast olevat, nagu ma juba ütlesin siin enne. Valguskoodid. Reis ootab sind. See võib olla sisemine rännak, see võib olla väline rännak maailmas. See võib olla siis ka see ettevõtmine ise on rännak. Et see on terve selline suur etapp ees algamas. Ja see on suur ettevõtmine, see on suur rännak ja sa ei teagi, kuhu sa jõuad. Ja see avab sind, see avab sinus olevad, ütleme nii, et
peidetud anded, mitte lihtsalt loovus, mitte et loovus on lihtne, aga see avab sinus ka asjad, mida sa ei teadnud, et sinus on olemas. Näiteks sa ei teadnud, et sa võid nii julge olla. Sa ei teadnud, et sa võid nii ettevõtlik olla. Et sa oled avastamas väga palju uusi asju iseenda ja maailma kohta ja kindlasti ka teiste inimeste kohta, kui sa seda oma annet jagad maailmale. Mäng. Lõbutse, ära ole nii tõsine. Ehk siis rohkem mängulisust on vaja tuua sinu ellu, sellesse ettevõtmisesse. Et võib-olla sa oled natuke tõsine või murelik või mis iganes sa oled, aga mängulisus aitab, nagu naudi seda, mis sa teed. Et ära mõtle, sa võid mõelda, aga targem on mitte mõelda sellele, mida teised arvavad, mida teised ootavad sinult. Kõige parem on teha, ütleme näiteks, et sa, võtame selle kaardi järgi, et ütleme näiteks, et sa oled viiulimängija või sulle meeldib viiulit mängida, siis lihtsalt mängi seda nagu täiega naudi seda mängimist. Ära tee sellepärast seda, ära kohanda ennast teiste inimeste järgi või teiste maitse järgi. Tee seda südamest, ehk siis too armastust olukorda, tee seda südamest, tee seda armastusega, tee seda mõnuga, mänguliselt, täpselt nii, et sa ise ennast hästi tunneksid, täpselt nii, et sa naudiksid seda. Sest siis on hea, sest kui sa annad ennast nii-öelda südamest ja hingest, siis sinul ongi hea olla, sa tunned ennast hästi. Ja see ongi ju kõige parem. See ongi parim tulemus ja nagu parim variant üldse, kui sina nautisid seda, mis sa tegid, kui sina naudid seda, mis sa maailmale annad. 3. silma tšakra. Ma näen tarkust oma kõrgemas endas siis ja rakendan seda tarkust oma ellu. Siin on 2 kaarti, kus põhimõtteliselt on 3. silma tšakra. Ja siin on ka see vaim, nagu ma ütlesin. Kuidas keegi tahab öelda, nähtamatu olend, nähtamatu toetaja. See võib olla lihtsalt nii-öelda lihtsalt motivatsioon, lihtsalt soov luua. Kuidas keegi tahab. Ehk siis sul on nii-öelda kõrgemalt poolt ja ka sinu enda seest on soov luua, on soov jagada. Sa, kui ma nüüd kokku panen, siis sa võib-olla nii-öelda kanaldad kõrgemad, ütleme nii, et kanaldad valgust läbi oma loomise. Et kui sa mängid seda, kui sa oled viiulimängija, kes iganes sa oled, nagu sa võid olla õpetaja, sa võid olla treener, läbi sinu tahab teostada ennast sinu kõrgem teadvus. Ja sa lihtsalt, sul on vaja lasta sellel tulla ja ta saab kõige paremini läbi sinu tulla, kui sa ise naudid seda, mis sa teed. Kui sa ei ole hirmus ega häbis, kui sa ei pelga, sest sellega sa blokeerid selle loovuse ja loomingu liikumist. Et selline kuidagi vabadus ja mängulisus ja nautimine, kõik see, mida ka lapsed teevad, see aitab energial ja loovusel liikuda
ja sinusse tulla, läbi sinu liikuda ja teistele inimestele siis edasi liikuda. Ja see on niisugune kergus ja rõõm. Siis nagu teised saavad ka nautida seda kergust ja seda energiat, mis läbi sinu liigub. Usalda ennast ja usalda seda, mis läbi sinu tahab tulla, mis sinust tahab välja saada. Ja jaga seda julgelt, rõõmuga. Ja naudi seda. Et siin on nagu väga head kaardid, ütleme nii. Hea energia, loomine nagu väga hästi. Ma soovin, mis iganes ettevõtmine see on, ma soovin edu sellega, ma väga loodan, et see õnnestub ja et sa ennekõike tunned iseennast väga hästi. Tšau.